Tere! Minu nimi on Kamille, me oleme endiselt Luuka 12. peatükis ja vaatame Jeesuse tähendamissõnu. See tähendamissõna, mida me täna vaatame, on otsene jätk ja tuleb täpselt järgi eelmisele tähendamissõnale. Seega, kui sul on aega, siis ma kutsun sind üles vaatama kõigepealt eelmist videot. See rääkis rikkast rumalast mehest ja me jõudsime selle tähendamissõna lõpus arusaamisele, et küsimus, mis Jeesus meile südamele paneb, on, kas ma elan nii, et ma tahan saada või elan ma nii, et ma tahan anda. Ja see oli väga väljakutsuv tähendussõna. Nüüd kohe sellest eelmisest tähendamissõnast edasi räägib Jeesus meile uue loo. Ja see tähendamissõna räägib valmisolekust. Ma loen selle ette. Olge valmis ning teie lambid põlegu. Olge nagu need, kes ootavad oma isanda tagasitulekut pulmast, et kui ta tuleb ja koputab, võiksid nad talle kohe avada. Õnnelikud on need orjad, keda isand tulles leiab valvamas. Ma kinnitan teile, ta seab end valmis, kutsub nad lauda ja teenib neid. Kui ta tuleb teise vahikorra ajal või isegi kolmanda ajal ning leiab nad olevat oote valmis, on nad õnnelikud. Pidage meeles, kui maja peremees teaks, mis tunnil varast tuleb, ei laseks ta oma majja sisse murda. Olge teiegi valmis, sest inimese poeg tuleb tunnil, mil te ei pea seda tõenäoliseks. See on siis tähendamissõna valmisolekust. Ja nagu ma eelnevalt ütlesin, järgneb see kohe sellele väga väljakutsuvale tähendamissõnale, mis kutsub meid üles müüma oma vara, andma seda lahkesti välja ja mitte muretsema enda tagavarade pärast. See on nii väljakutsuv, et Jeesus teab, et meil on see tahtmine lükata seda kuhugi edasi, teha seda kunagi hiljem, teine kord. Ja sellepärast ta ütlebki, olge valmis, olge täna juba selleks valmis, tehke seda juba täna. See sõna siin, olge valmis, see tähendab panna oma 6 hõlmad vöö vahele. Ja see on ühe teeni jaoks see viis, kuidas ta saab kedagi teenida. Kui sul hõlmad lehvivad jalgade ees, sul ei ole seda võimalust liigutada ennast kiiresti. Pange oma hõlmad vöö vahele ja olge valmis teenima. Teenima teisi inimesi enda ümber. Ta ütleb, et kui isand tuleb, siis õnnelik on see teenija, kes ootab, kes on valmis, kellel on hõlmad vöö vahel. Ja isegi kui see isand tuleb keset ööd, kell 12, kell 3, mis iganes kellaajal, kui kõik normaalsed inimesed magavad, siis ta on valmis teenima. Ja ta ütleb väga huvitava asja ja pöörab selle loo natukene pahupidi minu jaoks. Ütleb, et kui te seda teete, siis see isand, kes tuleb, ta paneb ise oma hõlmad vöö vahele ja teenib hoopis teid. Milline isand teeks seda? Meie arusaam teenijatest, orjadest on ju see, et isand ütleb, mida ta ootab ja teenija teeb seda. Nüüd Jeesus ütleb, kui sul on see valmisolek olemas, siis tuleb hoopis Jumal ja teenib sind. Ta ütleb, et aga olge valmis, olge ärkvel, pange oma hõlmad vöö vahele, olge valmis tegema asju, mida tahaks edasi lükata. Teise näitena ta toob siin näite, et me ei tea, millal meie elu lõpeb. Nagu me eelmises tähendamissõnas vaatasime, rääkis Jeesus elust. Ja nüüd ta ütleb, et te ei tea, millal tuleb see viimane päev. Et
kui te teaksite, siis te sätiksite ennast valmis, aga te ei tea. Nii nagu ei tea maja peremees, millal tuleb röövel, nii ei tea meie, millal tuleb meie viimne päev. Seepärast olge valmis. Pange hõlmad vöö vahele, tegutsege. Olge sellise suhtumisega, et te olete valmis teenima täna, mitte lükkama seda radikaalset otsust edasi kuhugi. Ja minu küsimus sulle seekordseks mõtisklemiseks ongi, kas sa oled valmis? Kas ma olen valmis võtma selle teistsuguse maailmapildi, vaatama vaimsetele asjadele ja ütlema, et vaimses maailmas kehtivad reeglid on mulle tähtsamad ja ma olen valmis oma elu pöörama pea peale. Ma olen valmis. Aitäh, et sa kuulasid. Kohtume järgmine kord.